Tere tulemast Võti tuleviku podcasti. Siin me vastame huvitavatele küsimustele ja anname natuke nõu ka tudengitele. Mina olen Robert ja täna on meil külas siis kaks huvitavat inimest, et kas te saaksite ennast natuke tutvustada ja rääkida, millega te tegelete? Alusta sina. Jaa, et võib-olla ma siis alustan meie mõlemast, et oleme me Justiitsministeeriumist ja suuremas osas me siis tegeleme korruptsiooni ennetamisega või siis korruptsioonipoliitika kujundamisega, kui nii võib öelda. Ja mina olen Kätling-Liis Kruusmaa ja mu kolleeg on... Mina olen Mari-Liis Sööt ja töötan siis, nagu öeldud, Justiitsministeeriumis ja siis veel seda tahaksin ka öelda, et kui mu siit täna Tallinna Tehnika siis ülikooli uksest sisse astusin, siis mõtlesin kohe sellele, et huvitav, miks tudengeid võiks huvitada korruptsiooni teema. Nii, ma ei tea, mis oli sinu ajendeks, et sellest teemast rääkida, aga meie jaoks on tudengid ja noored tegelikult väga oluline sihtrühm ja ennekõike miks? Sellepärast, et me teeme korruptsiooniuuringut juba aastaid ja sealt on selgunud, et noored eriti hästi ei tea, mis asi on korruptsioon võrreldes nendest natuke vanemate inimestega. Mitte seda, et noored oleksid kuidagi rumalamad või mingil moel kuidagi halvemad, vaid pigem lihtsalt elukogemus võib-olla on see, mis vanematel inimestel võimaldab seda nähtust paremini ära tunda ja aru saada, aga nooremad võib-olla veel ei oska seostada, et selles mõttes ma olen väga tänulik, et me saime kutse siia podcasti. Mul on ka väga hea meel, et siin olete, et jah, sellest saame natuke hiljem ka rääkida, et võib-olla miks vanematel inimestel just ka niisugune ajalooline taust ka meil Eesti riigis, et kus see nii-öelda tuleneb. Aga räägiks võib-olla siis algusest, et mis siis üldse korruptsioon on, et kuidas seda defineerida saaks? Et korruptsioonile võib sisuliselt kahte moodi läheneda, et üks on selline päris lai lähenemine, ehk siis igasugune võimu kuritarvitamine võib olla korruptsioon ja seal, kus siis oma isikliku kasu nimel, või siis natuke kitsam lähenemine, kus siis me lähtume sellest, mis seadus on korruptsioonina määratlenud ja Eestis siis on karistusseadustikus korruptsioonikuriteod välja toodud, näiteks altkäemaks või ka toimingupiirangu rikkumine, mis tähendab siis seda, et tehakse tehinguid iseendaga, et neid kuigi palju ei ole, aga loetelu siis karistusseadustikus on toodud. Mari-Liis võib-olla tahab veel lisada midagi. Et see seaduslik definitsioon ja siis see, mida inimesed peavad, et mina ütleks kõige laiemalt, et see on sinule antud usalduse kuritarvitamine siis tööalases kontekstis ennekõike, aga nüüd jälle tulles tagasi selle juurde, et mida osatakse nagu ära tunda ja kus võib-olla see kogemus aitab korruptsiooni paremini ära tunda, no näiteks selline olukord, kus ütleme asutuse või ettevõtte töötaja, ütleme avalik asutus, ta tellib asutusele tooteid ettevõttest, mille juhatuses on tema enda lähisugulane. See on selline olukord, mis definitsiooni järgi on ju korruptsioon ja seaduste järgi, eks, aga et seda aeg-ajalt ei tunnetata ära või tunta ära, et see võiks olla korruptsioon ja erasektoris ta ei pruugigi alati olla, sellepärast et erasektoris võib-olla on ka lubatud iseendaga nii-öelda tehingud või iseenda lähedastega. Et see korruptsioon tuleb siis nii-öelda mitmes erinevas vormis, et me juba siin paar tükki mainisime, et altkäemaks ja iseendaga nii-öelda tehingute tegemine, aga kas on võib-olla veel mingisugused vorme? On ikka, et näiteks üheks vormiks võib öelda mõjuvõimuga kauplemine, et puhtjuriidiliselt see tähendab seda, et see, kes mõjuga kaupleb, see ei pruugigi olla ranges mõttes see avaliku sektori töötav või ametiisik, võib ta olla ka sellise suure mõjuga inimene, kes võtab näiteks altkäemaksu või mingit vastutasu selle eest, et ta mõjutab, et näiteks ministrit või kedagi kohtunikku, keda iganes, et ta otsustaks nii viisi. See inimene, keda ta mõjutab, ei pruugi üldse teada nii-öelda sellest sobingust tema selja taga, et see on näiteks üks vorm. Ja ma tahtsin siia pöörduste efekti lisada, mis sisuliselt tähendab seda, et kui keegi avalikus sektoris näiteks teeb kellegi mingi õigusakti,
ja see õigusakt on näiteks tugevalt ühe ettevõtte poole kaldu ja hiljem see ametnik siis läheb või ametiisik läheb siis sinna ettevõttesse tööle, ta nii-öelda sai siis vastutasuks endale selle töökoha. Aga see siis nagu meie õigusliku raamistiku mõttes täna ei ole kuritegu sellisel kombel, kui seal nagu otseselt raha ei liigu, altkäemaksu ei maksta. Aga siiski me peame seda korruptsiooniks. No ja siis on veel kelmus ja omastamine teatud juhtudel ametiisikute poolt, siis seda võib lugeda selliseks nii-öelda usalduse kuritarvitamiseks või korruptsiooniks. Tegelikult mitmed erakondadega seotud süüteod ka, et ka erakondade rahastamise reeglite rikkumine, mingisugune valimistega seotud, et kõik see, mis nagu seda riigivõimu läbipaistvust ja usaldusväärsust õõnestab, aga juba mitu aastat me ei räägi tegelikult avalikust sektorist või riigivõimust. Eks, et ka erasektoris võib olla korruptsioon ja toome näite, kus näiteks ettevõtte ütleme, poe müügi esindaja saab teise poe või tootja käest raha, et ta paigutaks tema tooted näiteks kaubavalikus ettepoole või mingeid selliseid näiteid, et me ei saa piirduda üksnes avaliku sektoriga. Aga kuidas siis seda nii-öelda eristust teha, et nii-öelda on levinud see arusaam, et kõik mis erasektoris ei ole keelatud, on justkui lubatud. Et kas siis nagu seadusandlus kuidagi seda kitsendada või kuidas peaks siis nagu lähenema just nagu erasektorile ka? No tegelikult seadusandlus kitsendabki seda, et alates siis 2015. aastast juba on ka erasektoris altkäemaksu maksmise kohta eraldi sätted karistusseadustikus, mis ütlevad, et ka erasektoris altkäemaksu maksta ei tohi ja see Mari-Liisi kirjeldatud juhtum tegelikult oligi altkäemaksu juhtum, eks ole. Et seetõttu tõesti on see õiguslikult ka reguleeritud ja keelatud. Aga teisest küljest võtame kickbackide näite. Kickback on, eesti keeles ei ole sellist tehingutasu, ma arvan, võiks olla. Tehingutasu selline olukord, kus ma saan nagu selle raha nii-öelda tagasi, kui ma paigutan näiteks, ma ei tea, erasektoris võrdlemisi levinud vorm, et kus ma saan kliendi raha, siis paigutan selle raha, ma olen näiteks vahendaja, mingi reklaamipakkuja, mis iganes, paigutan selle kuhugi kolmandasse kohta, pärast saan ma midagi sealt tagasi, ravimi firmade, apteekide puhul on sellest räägitud, et vot see on selline vorm, et kus me korruptsioonivorm laialt tuntud, nii-öelda teadvustatud akadeemilises maailmas, aga õiguskaitse ja justiitsmaailmas võib-olla vähem, et see ei ole seaduste tasandil eriti hästi reguleeritud ja meie oleme siin Justiitsministeeriumi esindajad, et lihtsalt tegeleme sellega, et teadlikkust tõsta, et selline vorm on üldse olemas, et kui mõnede ettevõtjatega rääkida, siis nad ütlevad, et jaa, see ongi levinud, et see on tavaline nii-öelda toimimisviis, aga et kuidas nüüd midagi teha, et siis peavad kõik ikka tahtma, et see ärikultuur nagu selles mõttes muutuks. Ja sellest tulenevalt meie üks ülesanne ongi tegelikult seda teadlikkust tõsta ka ärisektoris, et ettevõtjad saaksid ise aru, et see takistab vaba konkurentsi, kui ettevõtetel on raske turule pääseda, et see on nende endi huvides ka, et seda kickbacki oleks ikkagi vähem. Aga kuhu täpsemalt läheks siis selle kategooria all lobimine ja nagu huvide konflikt, et see on ka justkui nagu sinna halli alasse nagu minev asi, et tehniliselt ei ole korruptsioon, aga võib-olla natukene ebaeetiline või kuidas te nii-öelda selgitaks seda? Ma võib-olla seda lobi teemat ütlen, et mis on lobi? Lobi on huvikaitse. Lobi on väga normaalne nähtus ja tegevus. Seal ettevõtjad, mittetulundusühingud, ka ülikoolid avalik-õiguslikud esindavad oma huve. Ja see on teretulnud, nad peavadki seda tegema. Aga see sama lobitegevus peab olema läbipaistev, sest kui ühel ettevõttel on suurem ligipääs avalikule sektorile kui teisel, siis tekib sellega ebavõrdsus. Ja mida me oleme Eesti riigis nüüd hiljuti teinud, 2 aastat tagasi valitsus kiitis heaks lobistidega suhtlemise hea tava ja sealt tulenevalt siis kõrged ametiisikud, need on ministrid, kantslerid, nende poliitilised nõunikud,
valitsusasutuste juhid peavad kord kvartalis avalikustama oma kohtumised lobistidega. Ja lobist tähendab siis seda, et õigemini see lobikohtumine, mille kohta tuleb infot avaldada ja mida ka tehakse, seal on juhtimislauad selle kohta. See tähendab sellist kohtumist, kus üritatakse mõjutada poliitika otsust, näiteks mingit seadust, mingit strateegiat, mingit toetust saada ja nii edasi, et mingi erisoodustusi näiteks. Et seal on nüüd, sellepärast ma väga rõhutan, et see on väga okei tegevus, lihtsalt see peab olema avalik, et kust tekib huvide konflikt, on seesama pöörduste efekt näiteks, kui lobist tuleb avalikku sektorisse tööle, ütleme, et ta on mingisugune ettevõtete liit, kes seisab väga kindlalt, ütleme, aktsiiside langetamise vastu, temast saab vahepeal minister või poliitnõunik, aga teatavasti on ministri ameti ja poliitnõuniku ametikoht hästi lühike, et see võib lõppeda siin mõne päevaga, mõne nädalaga isegi. Et aga tal on ju vaja kuskil edasi töötada ja siis ta läheb, teeb nii-öelda avalikku sektorisse, tuleb, täidab oma missiooni ära, saab siis need aktsiisid langetatud, aga siis ta läheb tagasi sinna ja seisab edasi oma huvide eest või siis läheb selle info pagasiga ja mingite otsustega siis sinna või vastu teenete eest läheb siis kuhugi siis ettevõtlusorganisatsiooni tööle. Vot seal on see, kus huvide konflikt võib tekkida. Aga huvide konflikt, ma ei ütleks, et huvide konflikt on hall ala, sest huvid ikka satuvad konflikti, sellepärast, et inimesel ongi palju rolle. Et mul on ka mitu rolli, et ühest küljest ma olen ametnik, siis ma olen, korteriühistu juhatuse liige ja ikkagi võivad mõnikord need huvid siis risti vastupidi üksteisele käia. Oluline on see, et need huvide konflikti osata ära tunda ja vajadusel siis seda riski maandada. Et seetõttu ma ei ütleks, et huvide konflikt on hall ala, vaid oluline on see, et seda osatakse ära tunda ja siis võtta vastavad siis meetmed ette, et huvide konfliktist ei saaks korruptsioon. Et võib-olla Eestis ka just eriti, kui nagu just ütlesite, et kui Eesti on nii väike, siis mitu inimest peavad täitma ka mitut rolli, et nagu just väiksemate kohalike omavalitsuste puhul ka, kus on inimesed nii nagu volikogus kui ka võib-olla eraettevõtteid, et see vist tuleb palju ette seda. Ja ongi nii, et aktiivsed inimesed on aktiivsed ka volikogus, et seda, et iseenda suhtes tuleb otsuseid teha, tuleb päris palju ette ja siis siin on veel see vahe, et Eesti seadus lubab tegelikult teha otsust enda suhtes, kui see on otsust mitte, aga ta lubab ikkagi iseenda suhtes otsustada, kui see tegemist on üldaktiga ehk seaduse või määrusega, et kui ta on selline üksikakt, siis seal sa pead ennast taandama sisuliselt, aga näiteks võtame Riigikogu liikmetel, kui nad arutavad mingit seadust, on, ütleme siis maksuseadus või lastetoetused, neil on kõigil endal ju seesama, et mingi huvide konflikt ju tekib, seesama, mida Kätlin just rääkis, et siis niimoodi meil muutuks see riigielu asjaajamine üsna võimatuks, on ju, et selle tõttu siis on seaduses erand, et kui arutada üldakte, siis ennast tegelikult taandama ei pea, aga kui on üksikotsus, et näiteks volikogus, et me anname selle maa sinu kasutusse, näiteks sinu ettevõtte või MTÜ kasutusse, et siis see antud juhul on üksikakt, mille osas siis see volikogu liige peaks ennast taandama või siis valitsuse liige. Aga lisaks kohalikule omavalitsusele siis Eesti väiksusest tuleneb ka see, et meil on tihtipeale väga vähe eksperte mingites valdkondades, ehk siis ka seal võib tulla huvide konflikt, et meil ongi üks tippekspert, näiteks üks tippkardioloog, eks ole, ja tahes-tahtmata ta kohtub sellega. Et ka sellisel juhul peab me aitama seda huvide konflikti kuidagi maandada või nägema siis seaduses ette erandid, et teatud juhtudel võib seda otsust või toimingut teha. Ma võib-olla siinkohal ütlen veel seda, et meil on sageli küsitud enam, mitte nii palju, aga varasematel aegadel, et appi, et kas ma lilli enam õpetajale viia ei või, et kingitused, et see on ka siis nagu teatud juhtudel võib see võtta korruptsiooni vormi, et aga siin tuleb nagu vahet teha. Loomulikult ma siinkohal ütlen kohe ära, et lilled õpetajale, arstile ei ole see, mida meie käsitleme korruptsioonina ja ma ei tea ka väga palju, kus seda käsitletakse, aga me teeme vahet, et kui näiteks
ütleme, menetleja, politseinik hakkab trahvi tegema inimesele, eks mingisuguse, ma ei tea, mille eest, eks, ja siis kena suhtlemise eest tahetakse talle kinkida šokolaad, siis politsei ei saa ja ei tohi seda vastu võtta, sest see võib jätta ka väljapoole mulje, ilmselt ta päris altkäemaksuna ei saaks käsitleda, aga teoreetiliselt tegelikult saaks, et siis sellisel juhul ta seda vastu ei võta, aga et sinna tulevad need erisused natuke sisse ka, et kuidas me seda ametikohta parasjagu tajume, et lihtsalt õpetajale või õppejõule tuua lilli on okei, aga loomulikult ei ole seda tegeleda mõjutamisega, eks, et kui näiteks mõni õppejõud on komisjoni liige ja siis hakata teda kuidagi sellisel viisil mõjutama, et otsus oleks positiivne, ma ei tea, et seda juhtuks, eks, et aga mul ei ole ka infot väga palju. Et siis sellisel juhul on ta muidugi väga kahtlane tegevus. Et kui enne eksamit ma tean, et õpetajale meeldivad orhideed ja siis viin talle maailma kõige kallima orhidee, et siis vist oleks see motiiv liiga selge, et ja kusjuures altkäemaksu puhul sageli arvatakse, et kas see oli enne tegu või pärast tegu, et kas ma viin siis enne või pärast, et see omaks mingit vahet, tegelikult ei oma, et kui sa maksad altkäemaksu, on see siis näiteks kinkekaart, siis võib toimuda ammu pärast seda tegu näiteks mingit positiivset otsust sulle, eks, kes sina kodanikuna seda saada soovisid, et seal ei ole vahet. Aga üldiselt me armastame öelda, et tasub terve mõistusega läheneda sellele ja mitte siis sellist tavapärast viisakuist või kenasid kombeid siis ka ära unustada. Nagu see 1. septembril õpetajale lilli viimine ilmselgelt on, eks. Aga võib-olla selline küsimus ka, et mis valdkonnad või alad on kõige korruptiivsemad või kõige suurem risk on seal, et siin võib juhtuda midagi? Mina niimoodi vist ei ütleks, et millised alad on, aga pigem ma ütleks vist seda, et võiks vaadata, kus see mõju on kõige suurem või kus ühiskond siis kõige rohkem võib kannatada selle korruptsiooni all. Et seetõttu on poliitiline korruptsioon kindlasti üks, mis on väga suure mõjuga ja mida ka peab tegelema ja mida peab ennetama. Samamoodi tegelikult ka erasektoris või ärisektoris korruptsioon on minu arust selline suure mõjuga, sest ta võib mõjutada kõiki kuni selleni välja, et millist toodet ma poes saan osta, eks ole. Ja kas ma saan seda siis võimalikult soodsalt osta või ma pean siis rohkem maksma. Et pigem ma vaataks selle järgi ja ma ei tooks valdkondi järgi, sest tulenevalt siis jällegi Eesti väiksusest ilmselt võib juhtuda, et mõni aasta meil mingi valdkond on väga üleesindatud, nagu tervishoiu valdkond eelmisel aastal, eks ole. Et seetõttu siis nii ei saa välja tuua, ma arvan. Ma veel lisaks sellele võimule, millega ma 100% nõustun Kätliniga, et võim on oluline siin mõju poolest, et siis tegelikult tuleb vaadata seda, kus on defitsiiti palju. Kas seda mitte ainult et nõudlus on sageli suurem mingites sektorites, et see on üks korruptsioonitegur ja siin saab tõesti sektorid välja tuua, kus meil on raha alati vähem, aga nõudlus selle teenuse järgi on rohkem. Ja veel kolmas on, kus on väga palju valdkonna spetsiifilist teadmist ühes sektoris, et mina kõrvaltvaatajana ei suuda otsustada, kas see konkreetne seade, mis osteti, nüüd vastab oma tehniliste omaduste poolest sellele, mida meil vaja on, või on seal mingi muu asi ja see kombineerituna siis kogu lobiga, et siin on, rahvusvaheliselt on need sektorid välja toodud, et seal, kus on defitsiiti palju, siin tuuakse klassikaliselt meditsiinisektorit välja ja seal, kus on spetsiifilist teadmist, seal on 2 sektorit, sageli IT-sektor ja sageli kaitsetööstus, et need on need kohad, aga loomulikult siin on ka teisi, et keskkond, mis iganes võib ju tulla. Et mis on võib-olla kõige suuremad edulood viimasel ajal ka, et ma isiklikult võib-olla tean, on see Maanteeameti olukord, eks ole, kus varasemalt oli hästi palju korruptsiooni just mingi tehnoülevaatuste, ostu juhilubade asjadega ja siis justkui
päevapealt kadus ära järsku, et kuidas see, noh, okei, see on päevapealt on natuke liialdatud, aga ongi, et kuidas, esiteks, et mis need edulood on ja et kuidas sinna nagu jõuda, et mis tööd on tehtud selle nimel, et seda korruptsiooni nii-öelda vähendada? Maanteamet on selles mõttes tõesti hea näide, et nad võtsid seda probleemi tõsiselt, nad asusid sellega tegelema, mõtlesid välja, mis on need meetodid, mis oleksid mõjusad. Noh, näiteks ülevaatuspunktidesse on paigaldatud kaamerad, inimest on võimalikult palju nendest protsessidest ära võetud, ehk seal on siis tehnoloogia, et seal ei ole võimalik seda pettust korraldada. Lisaks isegi, mida üldiselt me Eestis ei tee, väga palju on sellised avalikud korruptsioonivastased kampaaniad, siis neil tegelikult oli see ka. Ja selle ja muidugi nad vahetasid välja ka vist päris palju personali ja see puudutab siis valdavalt siis juhilubade andmist. Et see kõik tegelikult kokku, mitte üks siis meede, mis nad kasutasid, vaid see kõik kokku tegelikult tõi siis selle tulemuse. Et ei ole, ma arvan, et ühtegi teist nii suure mahulist edulugu äkki mul hetkel ei tule meelde, Mari-Liis, kas sul? Ma arvan, et tegelikult kogu Eesti case ongi edulugu, sellepärast, et kui me vaatame, millisest seisust me oleme saavutanud selle, et me oleme maailmas esi 20 hulgas korruptsiooni taju poolest, et see on võimas minek olnud. Ja siin taga on näiteks ka muu hulgas see, et meie otsused on Eestis sageli üldjuhul ikkagi avalikud, meil on korralik digiriik, meil on ka võimekas politsei, et mitte alati ei ole olnud meil eraldi uurimisüksust, kes tegeleks korruptsiooni kuritegude uurimisega politseis, aga nüüd on ta üle 10 aasta juba olnud ja spetsialiseerunud. See tähendab seda, et seal on inimesed, kes oskavad seda valdkonda hästi. Et selle kuriteo uurimine on märksa keerulisem kui näiteks mõne tavakuriteo uurimine. Ja kindlasti saab Eesti puhul, mis totaalse muutuse tegelikult läbi tegi, oli meie kohtusüsteem ja politsei veel umbes 15 aastat tagasi või natuke vähem oli meil ikkagi tajuti politseid korrumpeerununa ja see, et reaalsed case'id olid, kus politseinikud võtsid altkäemaksu, meil võeti kinni üks suur võrgustik ka Põhja prefektuuris, et see on ju, keegi ei mõtlegi täna enam, et politsei on korrumpeerunud, et meil on pigem sellised, millised on meie korruptsioonijuhtumid. Tüüpiline on siis see, et keegi on teinud tehingu iseendaga kohalikus omavalitsuses, keegi on omastanud avalikku raha, või siis see, Kätin ütles, et eelmine aasta oli palju meditsiini, see tähendas neid vaktsineerimispasside, fiktiivseid vaktsineerimispasside väljaandmine. No see ka, selleks aasta meil ei ole enam seda, et pigem on tegemist selliste üksikute juhtumitega, on ka suuri, millest me kuuleme meediast ka, aga milles see korruptsioon on just need selline sügavalt poliitikast läbi põimunud mingisugused tagatoa kokkulepped, mida sageli seadustega ei püüagi ja seda on absoluutselt kõikides riikides. Aga ma arvan, et Eestis on ka siin vallas ikkagi väga, väga hästi, sest läbipaistvust on oluliselt rohkem kui nii mõneski teises riigis. Ja see on tõesti tegelikult väga hea mõte, et tegelikult seda inglise keeles on petty corruption, et seda tegelikult meil on väga vähe. Ei saa öelda, et meil üldse ei ole, kindlasti on, eks, aga meil tegelikult seda ei ole tuntav, see meie ühiskonnas. Et jah, see tõesti on edulugu, jah. Ma nii ei mõelnudki. Jah, et eriti arvestades seda, kus me oleme tulnud ajaloolise tausta mõttes, et võib-olla sealt ka natuke välja tuua, et kuidas see siis on nagu võimalik, et Eesti ja Balti riigid on nii-öelda nii palju arenenud selles valdkonnas, aga ikkagi sul on mingid teised Ida-Euroopa riigid, kus millegipärast ei suudeta seda korruptsiooni nagu välja juurutada, et see on nagu siuke osa isegi kultuurist või nagu ühiskonna osa.
no natuke ta on kultuur, eks, et meid on mõjutanud see Soome lähedus kindlasti juba 90-ndatest ja varasemalt. See on oluline tegur. Ega me Balti riikide võrdluses on Eestil ka läinud hästi, sellepärast, et meil ei ole sellist traditsioonilist oligarhide süsteemi olnud, oligarhide süsteem, kus riigi vara läks tol ajal kitsa klanni kätte, siis see soodustas kogu see privatiseerimine, mis tol ajal oli, meie valisime sellise avatud tee, eks, et kust investeeringud said tulla ka väljast, et meil ei olnud ainult siseringi inimesed, kes said erastada, et see mõjutas väga palju kindlasti kogu teabe avalikustamine, kindlasti teadlikkuse tõstmine, et meie avalikus sektoris ikkagi on üsna selged ja ühetaolised need reeglid tänaseks juba, et ühetaolised reeglite all ma pean seda silmas, et meil on võtame kõige väiksema näite, et mida teha näiteks, olid aastaid tagasi, mida teha lennupunktidega. Noh, ametniku eetikaga on tegeletud, et kui sa saad lennupunkte, et mida sa nendega, et kas sa tohid endale osta, ma ei tea, erareisi sellest, kui sa saad boonust, ei tohi. Sa võid ennast upgrade'ida näiteks küll ainult tööreisidel näiteks äriklassi või siis sinna lounge'i, tööalaselt on kokku lepitud, eks, et selline ägune ala, aga avalikus sektoris on välja töötatud sellised reeglid, mis lubatud, mis ei ole. Või siis, seesama on ju kingituste vastuvõtmise reeglid, et mõnikord jah, mõnel puhul on nende reeglitega võib-olla liiga detailigi mindud, et elu on teinekord kirjum, aga teataks, et kuskil on see nivoo, et ma siis küsin või arutan või me paneme paika, et seda ikkagi on minu arust. Ma tooks siia 2 aspekti juurde, üks siis puudutab seda avalikku sektorit, et tegelikult meil ametnikkond suures osas vahetus 90ndate alguses. Ehk siis nad tulidki noored inimesed, kes ei olnud mõjutatud sellest nii-öelda otse ülikoolist, võisid nagu põhimõtteliselt otse ülikoolist saada ministeeriumi kantsleriks sisuliselt, aga mõneti oli see kasuks, sul küll ei olnud elukogemust, aga sul ei olnud ka selliseid sisse töötatud harjumusi. Jah, et peaminister oli 32 või mis see oligi. Ja teine küsimus on see, et lisaks sellele, et meil oli erastamine üsna läbipaistev, siis meile tuli päris palju välisinvesteeringuid Skandinaaviast siis eriti, koos selle sama Skandinaavia kultuuriga. Ehk siis need ettevõtted hakkasidki kandma seda nii-öelda uut ettevõtluskultuuri, mis võib-olla teistes siis postsovetlikes riikides, aga ka Lätis ja Leedus oli seda mõnevõrra vähem. Üldse ei olnud. Jah, no ma olin üsna diplomaatiline. Jah, okei. Aga minnes tagasi natukene, siis me mainisime seda koostööhetkega, et tehakse palju näiteks koostööd PPA-ga on nii-öelda välja töötatud see nende korruptsiooniosakond. Aga kuidas täpsemalt nagu igapäevaselt see välja näeb, et ongi, kus see PPA sisse tuleb, mida teeb Justiitsministeerium, mida Kapo, eks ole, mille hetkel tuleb või nagu, kuidas see välja näeb? Kapo menetleb kõrgemate riigiametnike korruptsioonikuritegusid ja see ei ole Kapo põhiroll, eks, ja lisaks suuremate omavalitsuste omi ka. 6 suurema omavalitsuse omi, siis Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuurid siis tegelevad, ja Politsei- ja Piirivalveameti näol pean ma silmas siis Keskkriminaalpolitseid, et nendel on eraldi üksus ja siis prefektuurid tegelevad ka veel korruptsiooniga, et neid on, et aga keskselt koordineerib sellist menetluslikku ikkagi see Keskkriminaalpolitsei siis politsei vaates. Ja meie omavahel teeme niimoodi koostööd, et me suhtleme omavahel, arutame küsimusi, aga me kunagi ei sekku menetlustesse. Me ei küsi infot menetluste kohta kunagi. Ja üldiselt on ka politsei teadvustanud oma roll, et nad menetlevad juhtumeid, aga nad ei arva kaasa üldiselt seadusloome osas niimoodi aktiivselt. Kui me just ei küsi. Kui me just ei küsi ja nad osalevad aruteludel, aga nad tajuvad oma rolli selgelt, et meil on selline korruptsioonivastane võrgustik ka, kuhu siis kuuluvad kõikide ministeeriumide, siis mõningate MTÜ-de ja PPA ja nii edasi esindajad, et seal me siis ka arutame ja me oleme siiamaani küll jah, hästi niimoodi, Eesti on jah väike, nagu öeldud, et hästi palju arutame teemasid omavahel, aga mitte üksikjuhtumeid. Ja ma tooks tegelikult selle prokuratuuri rolli ka siia, kes tegelikult siis ju juhib kogu kriminaalmenetlust, aga jällegi nad ei sekku niivõrd kuivõrd ennetusse ja poliitika kujundamisesse ja õigusloomesse, mis siis on Justiitsministeeriumi kompetents.
Jah, näiteks Justiitsministeeriumi kompetentsis on see, et mida me Kätliniga teeme, on lisaks eelnõudele, strateegiale ja uuringutele, me ka rahvusvaheliselt esindame Eestit ja rahvusvaheline OECD, Euroopa Nõukogu on sellised organisatsioonid, kus käib konventsioonide alusel päris põhjalik töö korruptsiooni vastu, et kas või see, et meil on need lobijuhised, millest ma enne rääkisin, see on tegelikult ajendatud sellest, et meie ja mitmed teised riigid said Euroopa Nõukogult soovitused, sellised lobijuhised peavad olema õigemini kohtumiste avalikustamine ja nad mõjutavad seda Eesti elu päris palju ja sellises töös osalemine on suure ja olulise mõjuga. Ja, ma võib-olla natuke selgitan ka, et mis siis tähendab, et nad teevad neid soovitusi või kust see tuleb. Et nii OECD Working Group on Bribery kui siis ka Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus siis hindab riike. Ehk siis ühed riigid hindavad teisi ja nad ühes kindlas valdkonnas üsna süvendatud tulevad, esiteks nad teevad muidugi dokumentide põhjal tutvuvad, aga nad tulevad ka kohale, teevad intervjuusid ja selle kõige pinnalt siis vormuvad mingid soovitused, sõltuvalt siis teemast. Ja nad pärast kontrollivad, kas neid soovitusi on ka täidetud, et see ei ole päris nii, et nad teevad soovitused ja siis nii on, eks ole, vaid me ikkagi peame näitama, et me proovime neid soovitusi ka täita. Eesti on ilusti täitnud siis või? Me oleme suht selline tubli eeskujulik riik. No on nii ja naa, sõltuvalt ikkagi nagu selles mõttes soovitusest, teinekord on keerulisem täita ja teinekord me lähme niimoodi, nagu me leiame selle oma tee. Aga ja ma olen üldplaanis, me oleme üsna selline... Meil on riike, kes aasta-aastalt jätavad soovitused täitmata ja siis nendega siis on selline pidev aruandlus ja nemad peavad käima vaibal ja nii edasi, et Eesti ei ole kunagi seal olnud ja ma arvan, et pigem on küsimus sellistes detailides, kus me ei ole mõnikord nõustunud nende soovitustega ka ja teinekord see võtab aega, aga üldjuhul me oleme enamus juhtudel me ikkagi vastame nendele konventsiooni tingimustele, mis ise oleme kunagi liitunud konventsiooniga, et nüüd siis peame ka neid tingimusi täitma, need ei ole sugugi halvad. Kui nüüd natuke tagasi minna just korruptsiooni peale uuesti, siis hakkame natuke võib-olla kokku viima neid punkte, et kuidas ma siis eraisikuna täpsemalt saaksin korruptsiooni ära tunda, et miks ma peaksin üldse seda nagu tegema või miks ma peaksin teavitama ja kuidas ma teavitan ja mis mu nagu järgmised sammud seal on? Miks? Et korruptsioon on üldiselt ikkagi ühiskonna arengut takistav ja tihtipeale tähendab ka seda, et ka võimalused siis nii-öelda lähevad ühtede inimeste kätte ja inimestel, kellel näiteks on vähem, kes on võib-olla vähem teenivad, neil on näiteks ligipääs meditsiinile halveneb, eks ole, et see peakski olema see põhjus, miks me tegelikult peame sellega tegelema. Aga kuidas ära tunda? Et see ongi see teadlikkuse küsimus ja ma arvan, et sellepärast me oleme täna siin ka, et aidata ära tunda korruptsiooni. Ja ära tunda osatakse siis, kui teatakse, millest juttu on. Ja kui tuntakse ära, siis tõenäoliselt ka teavitatakse. No ütleme, kui on tudeng või õppejõud, kes näeb, et on või ükskõik, mis rollis see inimene siis praegu on, et kui ta näeb, et toimub näiteks altkäemaksu maksmine või mingi muu korruptsioonivorm, et siis esmalt võib-olla tasub sellel teemal natukene rääkida selle asutuse mõne usaldusväärse inimesega, kes ise selles muidugi sellega seotud ei ole, et mõnikord on ka nii, et asutuses on väga paljud inimesed seotud. Aga tasub natukene arutada, et me uuringus ka küsisime, et kellega ennekõike siis eestlane arutab või Eesti inimene, et see on ikkagi oma lähedane või sõber, eks, aga ka kolleegidega, et see on nagu see esimene soovitus. Teiseks, et Justiitsministeeriumil on selline meiliaadress, kuhu poole saab pöörduda, parem oleks siis juba ikkagi oma meiliaadress ka sinna jätta või telefoninumber, et vastasel juhul me ei saa vastata, et saab küsida nõu, et kas see on ja mida teha, et teinekord ei olegi midagi muud, kui võib-olla on
noh, teinekord on väga suur asi, teinekord jälle ei ole, eks, et seda saabki koos arutada. Ja kui on ikkagi täielik veendumus nüüd, et siin on ühtegi teise organisse nii-öelda teatada, siis igal juhul politsei, piirivalveamet, keskkriminaal, politsei, korruptsioonikuritegude büroo, et nendele tasub lihtsalt teavitada, et selline juhtum ja et mis te arvate? Politseil on täitsa olemas ka selline e-posti aadress, kuhu saab siis vajadusel ka anonüümselt teavitada. Aga see võib muidugi tähendada seda, et lisaküsimusi ei saa küsida ja siis see ei jõua mitte oma kuskile. Kontakti tasub jätta ja see kuidagi ei peaks olema nii, et ma olen nüüd mingi nii-öelda pealekaeva või tekitan probleem, et pigem ongi see, et aru saada, milles asi on ja siis koos arutada, et veebileht www.korruptsioon.ee annab ka mingeid vastuseid, millisel juhul on tegemist korruptsiooniga, millisel ei ole, aga ma arvan, et see sealt korruptsiooni veebi kaudu meieni jõuduv küsimus, siiamaani ei ole vast ükski selline põhjendatud küsimus vastuseta jäänud. Kas teil on ka viimaseid nii-öelda nõuandeid inimestele, kuulajatele, kuidas nii-öelda kuidas korruptsiooni vältida, siis võib-olla natuke rumal küsimus, aga jah, üleüldised nõuandeid inimestele korruptsiooni valdkonnas. No mulle tundub, et eelkõige tuleks ise mitte sinna mustrisse langeda, ehk siis kui kuskil on natuke sellist korruptiivset käitumist, et siis mitte ise sellega kaasa minna, vaid pigem öelda, et ei, et mina nii ei tee, eks ole, et mina ei vii õppejõule siis enne eksamit seda eriti kallist orhideed, on ju. Et viid märtsinud. Viin vähe odavama. Et pigem on jah see, et ise proovida siis mitte teha ja mitte minna nende mustritega kaasa, kus seda on. Et see on siuke tavapärane, et kui on mingid organisatsioonis käitumismustrid nagu välja kujunenud, siis tihtipeale siis tehakse seda nii-öelda nagu inertsist. Jah, ma arvan ka täpselt, et selline kriitiline mõtlemine, et miks asjad nii on ja võib-olla sellise läbipaistvuse nõudmine protsessides, et ma ei saa täpselt aru, et võib-olla annab seal läbipaistvus suurendamine, annab läbipaistvus suurendada ükskõik millises organisatsioonis, et otsused peavad olema selged ja arusaadavad ja ka korruptsiooni puhul on see, et näima ka korruptsioonivabad. Aga suur aitäh teile teadlikkuse tõstmise eest ja loodetavasti kuulajad on ka natukene targemad. Et jah, suur aitäh ja järgmise korrani siis. Aitäh kutsumast! Just nimelt, suur tänu! Tšau!